Loomaaias avati täna looduskaitsekuu ja ühtlasi tunnustati säravaid noori ja mitte enam nii väga noori looduskaitsjaid. Erik Kumari elutööpreemia pälvis aga mees, kelle sõnul päästaks Eesti looduse 3 korda vähem energeetikat. 65 aastat tagasi oli esimene looduskaitsepäev ja 45 aastat tagasi oli esimese looduskaitsekuu alustamine, nii et need on 2, mina ütlen olulist maamärki, mis näitab, kui pikalt tegelikult me oleme loodushoiu, looduskaitsega tegelenud. Looduskaitsekuu traditsioonide hulka kuulub ka parimate loodusinimeste tunnustamine. Nii ka täna said esmalt oma looduskaitse märgid kätte noored looduseentusiastid. Kuigi ma olen oma südames kindel, et see on õige asi ja ma pean sellega tegelema, see näitab, et ka teised inimesed ja ühiskond arvab seda, nii et see näitab, et ma olen õigel teel. Siin mainite, et te olete uurinud linnaoravaid, et mis mood ja mis te siis järeldasite sellest? Ja, mina uurin siis linnaoravate tervist ja eluolu ja käitumist võrreldes siis looduslike ja maapiirkondadega. Ja leidsin seda, et oleks vaja rohkem rohealasid, säilitada neid, mis meil on, juurde teha, luua siduvust ja võtta eeskuju Nõmmest, kes on paigaldanud orava silla ja paigaldada neid ka mujale, kus näiteks Mustamäel toimub palju liiklusõnnetusi oravatega, et näiteks siis sinna ja võib-olla ka mõned liiklusmärgid, mis toovad siis tähelepanu sellele, et oravad on liikvel. Aga loomulikult tunnustati ka neid inimesi, kes terve oma elu on loodusele pühendanud, näiteks Siiri Liiv, kelle kohta öeldi, et tema ongi meie armas Tallinna botaanikaaed. Seda on liiga palju öeldud, sellepärast botaanikaaed on 50 inimest ja loomulikult on ta küll looduskaitse asutus ja ma usun, et sellepärast, kui seal väga pikalt töötada, nagu mina olen töötanud, siis juhtuvadki sellised asjad, nagu täna on juhtunud, aga eks selle autasu taga on ju väga palju inimesi, et see ei ole mitte ainult minu autasu, vaid see on siis nüüd ikka meie botaanikaaia töö ja vili. Professor Erik Kumari nimelise elutööpreemia võttis vastu professor Kalev Kull pikaajalise panuse eest Eesti looduskaitsesse. Tema sõnul me ei vaja suuri taristuobjekte ja nii suurt energiatarvet. Ma olen täiesti veendunud, et Rail Balticu praegune projekt on Eesti loodusele äärmiselt kahjulik ja see peaks kohe ära lõpetatama. Ikkagi liigume liiga kiiresti võib-olla sellise kunstliku keskkonna poole, on see mõte? Just nimelt. Tähendab, me ei peakski üldse liikuma rohkem kunstliku keskkonna poole. Seda ongi kogu aeg liiga palju ja tulemus on see, et meie noored enam, kes kõik linnas elavad, ikkagi meie ehedat Eesti pärismaist loodust peaaegu ei näe, pääsusilma ei tunne, eks ole, kassikäppa ka mitte. Vaja on sellele kogu aeg tähelepanu pöörata ja siis ehk on lootust.